Tere päevast, rõõm teid jälle näha. Ma loodan, et teie paar nädalat on möödunud meeldivalt, eetiliselt. Eelmisel korral me siis rääkisime sellest, mida tähendab kutseeetika ja arutasime natukene selle üle, kuidas muusikud ka kutseeetikaga võiksid siis seostada ennast. Täna me tuleme palju lähemale igapäevasele elule ja suhtlemisele. Me räägime suhtlemiseetikast ja me räägime sellest, kuidas elada niisugustes suhetes, mis tõeliselt meid õnnelikuks teevad ja armastusväärseks. Aga ma lubasin, et me vaatame täna ka filmi ja ma näiteks teile lausa 2 klipikest. Üks on treiler, et te saaksite filmi põhi nagu raamistikust aru ja siis teine on üks süžee või üks seik, kus siis tuleb esile, kuidas muusik suhtestub eluga ja inimestega. Nii et vaatame ja mõtiskleme kaasa. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Verstehen Sie mich? Ja. Was machen Sie da? Ich wollte diese Büchse öffnen. Wollen Sie hier? Arbeiten Sie etwa hier? Nein. Wovon leben Sie? Ich war Pianist. Pianist.
Spielen Sie mal. Ma ei tea, mis juhtus netiga, aga edasi vaatate YouTube'ist. Kui ma oleks saanud seda edasi vaadata, siis ma oleks näinud selle saksa ohvitseri näoilme ja kogu oleku muutumist. See, mis sealt klaverilt tuli, see, mis tuli selle muusiku hingest, see tegelikult muutis tema suhtumist täielikult. Ja päästis ta elu ja see true story läheb edasi. Aga ma annaks teile praegu võimaluse selle valgel, mida me vaatasime, jälle paari-kolmekesi vestelda natukene. Kas ja mismoodi võib muusik muuta inimsuhteid? Kasutage võimalust, ma annan teile 5 minutit. Tulen teiega vestlema, kui tohib. No nii, te olete saanud natukene rääkida, kui te nüüd tahate ajalukku minna, siis rääkige siia mikrofoni, sest see loeng läheb videosse ja see läheb kuskile kooli õppesüsteemi ja mida te nüüd mikrofoni ütlete, see lähebki ajalukku. Aga ma tahaks teie käest küll küsida, et kas te tahate keegi midagi kommenteerida, mis te rääkisite. Kas ja kuidas muudab muusika või muusik inimsuhteid? Palun. Meie siis rääkisime sellest, et muusika on tegelikult väljendusvahend ja ka vaimne keel. See, mida inimene näiteks tunneb või millest ta mõtleb, siis ta saab seda öelda kas või muusika kaudu. Ja ka see kuulaja, kes kuulab seda pala, mida see teatud inimene mängib, mida ta tunneb, siis kuulaja tunneb täpselt seda sama, mida see inimene, kes mängib. Nii et see ühendab inimesi tegelikult tunde tasandil. Kas sa tahad midagi öelda? Kes tahab veel öelda? Kasutage võimalust.
ei taha, no siis ma ütlen ise. Kas keegi tahab ilma mikrofonita, ilma ajalukku minemata rääkida? No me rääkisime ka siin väikses grupis ja tuli tegelikult ka üles see teema, et kui palju see sõltub, kes on kuulaja ja et kas muusik suhtleb muusikuga või muusik suhtleb kellegagi, kes võib-olla ei ole kunagi seda muusikat vähemalt kunagi õppinud kuulamagi. Aga ma mõtlen ka seda, et muusika on kuidagi niisugune, ta puudutab niisugust tasandit inimeses, mis avab inimeses mingisugused kõrgemad tundmused. Seda on väga raske nagu mõistusega ära seletada, miks see on nii. Aga ma arvan, teie kõik olete seda kogenud. Ja ma arvan, et selleks, et inimene oleks õnnelik inimene, selleks võib-olla ongi oluline, et need mingisugused kõrgemad tasandid temas nagu avaneksid, et ta saab rohkem inimeseks läbi selle, et ta avaneb millelegi suuremale. Ja muidugi avaneda teisele suure algustähega, teine inimene su kõrval, loodus su kõrval, miks mitte looja, et need suurused tegelikult teevad inimesest rohkem inimese. Nüüd, kui me räägime suhtlemise eetikast, siis võib-olla see puudutabki seda, kuidas meie inimestena ja muusikutena saaksime rohkem olla inimesed, saaksime olla rohkem niisugused inimesed, kes muudavad maailma. Ja siin on veel üks pilt kuskilt filmist, ma ei tea, kas keegi on vaadanud Dr. House'i, et Dr. House on hea näide sellest, kuidas võib olla väga hea spetsialist omal alal ja kõik tegelikult tahaksidki, et ta oleks see inimene, kes neid ravib. Ja teiselt poolt ta on nagu kivikinga sees inimsuhetes. Et ta kogu aeg nagu tekitab probleeme ja need probleemid lõpuks kaasnevad nagu tema endaga kogu aeg. Ma olen ise haiglas töötanud aastaid ja ma julgen öelda, et igas haiglas on Dr. House. Ja ilmselt on igas muusikakollektiivis Dr. House või on igas koolimajas Dr. House. Et küsimus ongi, et kuidas nagu parendada neid suhteid. Ja siis on üks väga huvitav raamat, mida ma soovitan, kui te tahate raamatuid lugeda, siis on üks raamat, mida ma soovitan endale tellida ja lugeda. See tuli eelmisel aastal välja. Raamatu pealkiri on The Moral Molecule. Ja selle autoriks on Paul Zak, kes on siis seal all pildi peal. Ja tema on uurinud, ta nimetab ennast neuroökonomistiks. Ja ta on uurinud inimese närvisüsteemi ja selle nii-öelda toimimist inimsuhetes. Ja ta on tuvastanud ühe molekuli, nagu ta ütleb, või hormooni, mille peale tema väidab, rajaneb kogu ühiskond, kogu moraalne kultuur ja kõik inimsuhted, mis on usaldusväärsed. Võib-olla tema väide on liiga tugev, aga tasub nagu kuulda ja mõelda kaasa. Selle hormooni nimi on oksüdotsiin. Oksüdotsiin ja see on tegelikult naissuguhormoon, aga seda produtseerib mees samamoodi nagu naine. Ja selle hormooniga on niimoodi, et see teeb inimese empaatsemaks, see teeb inimese suhtlemisvõimelisemaks, see hormoon teeb inimese usaldusväärsemaks ja see teeb inimestele tegelikult loob sellise läheduse tunde. Ja nüüd ta ütleb, et enamus inimesi produtseerib seda hormooni tavalistes inimsuhetes väga normaalselt, aga umbes 10% inimestest ei suuda seda hormooni produtseerida. Ja need inimesed on tundetud, need inimesed ei ole empaatsed, neid inimesi ei saa tegelikult usaldada, nad sõidavad kogu nagu teistest üle. Ja kui ta läheb nagu sügavamale nende inimeste lapsepõlve, siis ta ütleb, et need inimesed ei ole kogenud armastust, need inimesed ei ole kogenud niisugused lähedussuhted ja väga palju nad ei ole kogenud teilt ka füüsilist puudutust. Et selle hormooni tekke on ka nende lähedussuhete peal, kus inimene on usaldav, avali ja elab niisuguses puudutuste maailmas.
noh, ütleme suudlused, aga miks mitte seksuaalsuhted, aga ka ema lapsega. Näiteks kui väike laps sünnib, et siis emal toimub totaalne selle hormooni plahvatus, oksüdotsiini plahvatus. Ja see tekitab selles emas niisuguse ema armastuse, nagu me seda täna tunneme. Ja ta klammerdub selle lapse külge, see laps klammerdub tema külge, see on seotud rinnapiima, talitlemise ja kõiki niisuguste asjadega. Ja nüüd tema väidab, et see hormoon tuleb esile ka siis, kui inimeste vahelised suhted annavad niisugust kogemust meile, et me tunneme, et meid on kuidagi väärikaks peetud, meid on ausalt koheldud ja meil on antud niisugune tunne, niisugune sõnum, et tegelikult me läheme inimestele korda. Ja nüüd majandusmaailmas ta ütleb, et see hormoon toimib tavalistes ärisuhetes ka siis, kui sa oled teinud hea diili nii-öelda. Et sa ostad kelleltki kuskilt midagi ja sa jääd selle kaubaga rahule. Ja siis sinu ajus tekib seos selle inimese või selle kaubamärgiga, et alati, kui sa näed seda inimest või alati, kui sul tekib niisugune ärisuhe jälle, siis su aju hakkab vaikselt nagu pritsima seda oksüdotsiini. Ja inimesed muutuvad väga usalduslikeks ja on valmis tegelikult panustama palju rohkem, isegi kui neilt nõutakse. Ta ütleb, et kui kaks inimest, kelle vahel on niisugune usaldussuhe tekkinud ja üks tuleb ja küsib, et kuule, et mul oleks vaja 1000 eurot saada praegu kohe, et mul on vaja maksta ära mingisugune arve, et kas sa saad mulle laenata homseni seda raha. Et siis sõltub sellest, et kas see oksüdotsiini produktsioon on selle inimesega seoses või mitte. Kui ei ole, siis sa ütled, et sorry, ma ei tunne sind või ma ei saa sind usaldada, mul ei ole seda raha. Aga kui see inimene on sulle oksüdotsiinne, et siis sa tegelikult hakkad kaasa mõtlema, et kuidas me leiaksime selle 1000 eurot sulle ja sa oled valmis oma raha mängu panema ja nii edasi. Ja ta ütleb, et moraalne ühiskond elab sellise produktsiooni peal, nagu siis oksüdotsiin endast kujutab. Miks ma sellest räägin, on see, et lõpuks on siis tegelikult valida, millises maailmas me ise elame. Muidugi on ka need, kes ütlevad, et nii nagu sünnitusel ka, kui naine ei suuda korralikult sünnitada, ta on tohutu hirmul, siis talle süstitakse oksüdotsiini, et muutub lõdvestunuks ja saab hakkama selle asjaga. Aga Paul Sack, vaadake siin pildi peal on ka, tal on nagu süstal käes ja siis siin ongi oksüdotsiini, nii-öelda pritsib seda oksüdotsiini oma loengus. Ta ütleb, et ükskõik mismoodi sa seda oksüdotsiini oma organismi ajad, siis organism tõrjub selle ära, ta tõukab selle välja. Ja kõige parem oleks seda deodorandina sisse hingata, siis ta läheb otse aiu ja umbes 3 minutit püsib inimeses. Ja siis ta lihtsalt kaob. Ehk siis, kui tegelikult inimene tahaks olla õnnelik, usaldav, armastuslik, nii edasi, et siis ei ole võimalik seda keemiliselt endasse luua. Ükski keemia ei asenda seda, mis on reaalsetes inimsuhetes. Aga kui inimene elab niisugustes suhetes, mis loovad seda oksüdotsiini produktsiooni, siis inimene elabki õnnelikult. Ja ta ongi hea inimene ja tegelikult kõik teised on ka tema ümber õnnelikud ja rahul. Nüüd, siit edasi tasubki siis mõelda, et kuidas niisugust elu elada. Olgu siis muusikuna või olgu lihtsalt inimsuhetes või ka kõige lähemates suhetes, mis meil elus tähtsad on, kas siis perekonna sees või oma kaaslasega, et kuidas luua niisuguseid suhteid. Nüüd on veel üks autor, keda ma tahaksin teile tutvustada ja tema nimi on Stephen Covey. Ja tema on kirjutanud raamatuid seeriast Väga efektiivse inimese 7 harjumust. Neid on päris palju eesti keelde ka neid tõlgitud. Ja tema räägib niisugust asjast nagu emotsionaalne pangakonto. Ja see emotsionaalne pangakonto on natukene siis võib-olla nagu paralleelne, aga temal ei ole neid aju-uuringuid taga, mis siis Sack räägib. Aga Covey ütleb niimoodi, et kui inimeste vahel on suhted korras, kui inimesed suudavad olla usaldusväärsed ka nii, et nad täidavad oma lubadusi ja nii edasi, siis see laeb nagu teisele inimesele või teistele inimestele nagu pangakontole, emotsionaalsele pangakontole laeb valuutat. Ja mida teeb pangakonto siis, kui sul on seal plussisse? See tegelikult toodab intresse. Ehk siis iga kord, kui sa selle inimesega suhtled ja sulle jääb see meeldiv kogemus, siis see laeb sinna suhte peale nagu intresse. Ja sa oled usaldav, sa oled armastav, sa oled heatahtlik ja tunned ennast õnnelikuna.
Aga kui sa ei täida oma lubadusi, kui tekivad konfliktid ja pinged ja probleemid, siis see laeb maha seda pangakontolt emotsionaalset valuutat ja pangakonto läheb miinusesse. Ja tulemuseks on see, et kui pangakonto on miinus, siis sa pead ka tasuma intresse. Aga teistpidi, et tegelikult sa pead kõigepealt maksma ära nii-öelda intressid, see on nagu laenu oleks nagu võtnud emotsionaalselt. Ja siis pead veel nagu seda plussi ajama kuidagi. Ja vaadake, kui suhted lähevad paigast ära, eks te olete ise ka märganud seda, kuidas sa ei taha seda inimest enam näha ja see inimene peaks tulema ja tegema sulle ei tea kui palju selleks, et sa tunneksid, et tõepoolest see inimene sulle uuesti vastu võetavaks muutunud. Ja see sõltub nii-öelda siis Kavi väitel sellisest emotsionaalsest pangakontost. Et siin on mõned pildid, et sa lähed, eks ole, pangaautomaadi juurde ja sealt hüppab välja mingi niisugune nägu, mingi niisugune lõust, keda tegelikult sa üldse näha ei taha ja sa parem ei suhtle temaga. Või siis, et see teine inimene tahab tegelikult saada sealt pangakontolt midagi, aga see pangakonto näitab, et masin ei tööta, lihtsalt ei ole võimalik. Ja alles eile õhtul helistas mul üks noor mees ja küsis minu käest, et mis ma nüüd teen, et mul neiu ei taha enam minuga suhelda ja ütleb, et enam kõik ja läbi ja niimoodi. Ja siis me hakkasime rääkima ja me arutasime seda ja ta andis mulle mõista, et ta oli pikka aega, väga pikka aega, petnud tegelikult mingisuguseid lootusi või mitte petnud teda, vaid et selles neius oli tekkinud pettumus tema suhtes. Et ta ei täida neid asju, mida ta ütleb. Asjad ei lähe edasi nii, nagu see neiu ootas. Ja ühel hetkel see neiu tõstab käed, ütleb, et kuule, et meil ei ole enam midagi ühist. Ja siis see noormees arkab ja ütleb, et kuule, et ma olen kõigeks valmis. Aga see pangakonto on läinud nii miinusesse, et sealt ei tule enam midagi välja. Ja ongi, stopp-märk on ees ja sealt edasi minna on väga raske. Ma arvan, et see ei ole veel lootusetu juhtum, aga see on kujukas näide sellest, mis juhtub tegelikult inimsuhetes, kui me ei toimi niimoodi, et see oksüdotsiin tilgub vaikselt ja et see pangakonto on kogu aeg plussis. Ma räägin täna veel sellest natukene, et mis aitab seda pangakontot plussi viia. Aga kui me läheme lihtsalt elementaarsele suhtlemistasandile, siis üks niisugune asi, mida ma olen kasutanud, on niinimetatud hamburgeri taktika inimestega suhtlemises. Ja kõlab võib-olla lihtsalt ja ameerikalikult, aga ma arvan, et pointile saate pihta. Et vaadake hamburger, eks ole, mõnele maitseb, mõnele ei maitse, aga minu jaoks on alati küsimus, kuidas selline Big Mac läheb inimesele üldse suhu? Kuidas on võimalik, et see Big Mac mahub talle suhu, eks ole? Et see lihtsalt ei mahu tegelikult. Aga selle Big Maciga on nagu see iva, et see saia osa siin on pehme, üleval ja all. Et sa võid seda kokku pressida ja siis ta mahub kuidagi niimoodi sulle suhu ja sa saad isegi sealt ammustada. Ja nüüd see hamburgeri suhtlemistaktika ütleb niimoodi, et kui sul on vaja inimesele öelda midagi negatiivset, no õpetajad, kes on siin, eks ole, sa pead oma eriala õpilasele ütlema, et kuule, sa pole üldse harjutanud või midagi niisugust. Et siis mismoodi seda teha? Ja ta ütleb, et või see teooria väidab seda, et kõigepealt tuleb öelda midagi pehmet, midagi komplimentaarset, midagi tunnustavat, et see inimene esimene sõnum, mille ta saab tegelikult sõnumi selle kohta, et ma lähen talle korda. Et ta tunnustab mind, et ta väärtustab mind. Ja seda pehmet on võimalik nagu suhteliselt kergelt ka alla neelata siis. Ja siis selle järel, kui sa oled midagi öelnud, et tegelikult meil see koostöö läheb hästi ja ma olen väga rahul sinuga ja nii edasi, aga, ja siis tuleb but, eks ole, see aga pool. Ja see on lihatükk, mida on vaja päris tugevalt järada ja mille seedimiseks läheb palju rohkem energiat ja nii edasi. Ja siis sa ütled selle asja välja, mis on tegelikult see probleem. Aga pärast seda tuleb jälle öelda midagi pehmet. Midagi, mis on inimesele vastuvõetav. Ja kui sa selle teed ära, ja ole faktitäpne, ära lihtsalt kiida inimesi, ära lihtsalt ütle, et kuule, et sa oled nii tore inimene, tegelikult ei usu sellesse, vaid ütle midagi, mis on tõepärane, mis on tõik, mis on fakt, mida saab aru ka, et sa oled märganud seda ja see on tõepärane. Ja kui sa siis selle vahel annad edasi mingisuguse sõnumiga, mis on probleemne, et siis sellel inimesel on 3 sõnumit. Esimene ütleb, et ta tunnustab mind, ta väärtustab mind. Teine sõnum
ütleb talle, et aga mul on mingisugune arengukoht, millega ma pean tegelema. Ja kolmas sõnum on talle tegelikult jälle see, et aga kui ma sellega olen tegelenud, siis tegelikult meie suhted on väga head ja asi läheb korda. Ja mina olen näinud, et see töötab igas praktilises elusuhtes. Kas sa puutud kokku inimesega, ma ei tea, esimest korda kuskil poes või sa oled, ma ei tea, pikaaegses abielus või mida iganes, et see tegelikult töötab, et kui palju me ütleme neid asju välja, mis inimest nagu julgustavad ja üles ehitavad. Ma esinen teile ühe pihtimusega täna, et ma üritasin kunagi viiulimängijaks õppida. Et ema-isa panid meid vennaga kooli, mõlemad pandi viiult õppima ja siis mul oli selline viiuliõpetaja, kes iga kord, kui ma tundi läksin, ta lihtsalt sõimas mu näo täis. Meeste rahvas koledate sõnadega, väga koledate sõnadega. Ja ma tean, et ma olin lontrus, et ma ei viitsin tarjutada ja ma keerasin kella edasi, nagu ühene kord vist rääkisin sellest. Aga ma mäletan ühte korda, kui ma tulen sealt tunnist ja mõtlen, see on teismeline poiss, eks ole, ja ma mõtlen, et huvitav meega, miks sa lased ennast iga nädal 2 korda lihtsalt sõimata? Ja sinna jäi minu viiulikarjäär. Aga oleks see õpetaja nagu natukene kasutanud seda hamburgeri taktikat, et võib-olla ma oleks täna mänginud. Ma ei tea, aga et sealt on nagu see koolitus mulle nagu ellu kaasa tulnud, et kuidas ma tahan, et minu õpilased või siis inimesed, kes minuga suhtlevad, et kuidas, mis tunde nemad saavad ja kas see suurendab nagu seda emotsionaalset pangakontot või seda oksüdotsiinset suhet või see lammutab seda. Nüüd, kui me räägime lihtsalt ka sellisest suhtlemist, igapäevast suhtlemisest, rääkimist, ja palun, kas on küsimus, aga teeme nii, et läheb ajalukku. Aga küsin niisama siis, ole hea. Kui näiteks te harjutate, käisite tunnis ja õpetaja sõimas teid. Aga kui te oleks talle kogu aeg midagi leevelt öelnud, te oleks mõelnud, okei, et ma ei harjuta ja õpetaja kiidab, ma olengi hea, et ma ühtegi harjuta. Olen väga nõus sellega, kui see oleks niimoodi olnud, aga mida ma püüan öelda on see, et kui õpetaja oleks kasutanud seda hamburgeri taktikat, et ta oleks öelnud mulle, miks ta mind väärtustab, et kui ta oleks öelnud mulle, et meiega sul on tegelikult hea kõrv ja sul on tegelikult andi selle asja peale, eks ole. Ja siis ta oleks öelnud, et aga sellepärast, et see harjutus sul ei tulegi välja ja siis ta oleks öelnud, aga ma usun sinusse. Ma läksin sealt samast viiulitrennist, nii-öelda läksin jooksutrenni pärast seda ja seal oli totaalselt teine kogemus. Ma olin pisikest kasvu, ma olin väga nõrk füüsiliselt edasi, aga treener ütles, et Meego, sa suudad. Ja ma ütlesin Eesti koondise tasemele välja. Ainult sellepärast, et see treener oli minuga teissugune. Et ma ei ütle, et kriitikat üldse ei tohi teha, see kriitikat peabki tegema ja ilmselt te teate täpselt, et muidu me ei õpi. Aga küsimus, kuidas seda teha? See on see, mida ma tahtsin selle hamburgi taktikaga öelda. Aga aitäh terase märkuse eest, ma arvan, et selline ameerikalik nii-öelda, et kus kogu kiidetakse, öeldakse, et mul on üks sõber, kelle poeg käis kuskil ingliskeelses koolis ja siis ta kirjalik töö oli nagu täiesti vigadega, lõpuni vigadega, punane kõik täiesti, aga siis hinne oli all, oli hinnang siis, et is that your best? Ja siis ta ütles, et isegi nagu puudulik hinne antakse, kus on lauses on sõna best. Et is that your best? Aga ma ei tea, see on mõttekoht ja mõelge ise edasi. Nüüd üks raamat veel, Robert Oliver, tema on kirjutanud raamatu Veenva kõne psühholoogia ja tema toob lihtsalt niisuguseid moraalseid juhtnööre selleks, et suhtlemine oleks eetiline. Ja lihtsalt korraks puudutan neid. Ja ma ütlen teile, et ma olen kõikide nende reeglite vastu ise eksinud. Et ma ei jutlusta ja õpetasin midagi niisugust, mis oleks nagu, et ma olen väga nii-öelda moraalne ja teie siis peate sellest õppima, vaid lihtsalt hea on silma vaadata. Ära võltsi ega tõlgenda valesti fakte. Mu naine ütleb mulle alati, et Meego, sa alati suurendad neid lugusid, nagu mis sa räägid, eks ole, et keerad nagu vinti peale, et on veel põnevam, on ju. Ja mina teen seda alateadlikult. Aga et suhtlemiseetika ja seisukohalt öeldakse siis, et ära võltsi ja ära tõlgenda valesti fakte. Järgmine asi,
ära kõnele veendunud teemadel, mida sa tegelikult ei tunne. Ma olen täna juba seda teinud siin. Ma olen rääkinud oksüdotsiinist, mida ma ei ole uurinud, olen rääkinud mitmest muudest asjadest, aga ma ütleksin niimoodi, et ma olen natukene õppinud tundma ja ma olen piisavalt veendunud selles, et seal on point, et see ei ole nagu lihtsalt selline mesijutt. Järgmine, et ära püüa saavutada heakskiitu poliitikale või programmile, seostades emotsionaalseid väärtusi niisuguste väärtustega, mida tegelikult seostada ei saa. Vaadake, meil kõigil on mingisugused emotsionaalsed seosed, kas inimestega või armastusega, muusikaga, kodumaaga ja nii edasi. Need on mingid väärtused, mis meile lihtsalt lähevad nii väga korda. Ja et demagoogid, vaadake, mis valimistel toimus, eks ole, et demagoogia teeb seda, et ta alati üritab nagu selle emotsionaalselt olulise inimesel siduda millegagi või kellegagi, mis on talle tähtis, et ta demagoogselt ta kasutab selle ära. Ma vaatasin ühte Aktuaalse Kaamera videoklippi lihtsalt Vladimir Putini presidendivalimiste kampaaniast ja see kestis ainult võib-olla 30 sekundit ja ma nägin, kui geniaalselt see kolmas punkt, ta teadis seda, kuidas seda teha, et kuskil Lušniki spordiareenil oli kogunenud siis inimesed, kes olid ilmselt ka Putini toetajad ja ta ütles nii nagu see Martin Luther King omal ajal, et I have a dream, ta ütles vene keeles seda, et mul on unistus ja inimesed kuulavad, et mis on see unistus, mu unistus on, et kõik Venemaa inimesed oleksid õnnelikud. Ja siis ta küsib, et kas te usute, kas teil on samasugune unistus? Ja kõik, meil on sama unistus, et ütleb, siis valige mind. Ja ongi tehtud, 30 sekundiga on tehtud tegelikult seos millegi vahel, millel ei ole tegelikult mingisugust seost. Selle, et kõik tahavad olla õnnelikud ja siis valige Putinit. Nii et seda demagoogid kasutavad. Nüüd, hoidu ründamast kellegi väärtusi mustates, noid väärtusi väärtustavad juhtkonda. No juhtkond teostab kohe kooli juhtkonnaga näiteks, eks ole ka, et kooli juhtkond, ma ei tea, kuidas teil siin koolis läheb, aga selles mõttes, et kooli juhtkond alati seisab mingisuguste väärtustest, tahab kuhugi minna. Aga võib-olla mingisugused momendid tema käitumises või toimi või et ei saavutada nii neid asju, nagu me tahaksime. Juhid saavad alati kriitikat. Aga et siis sa hakkad ründama neid väärtusi, mitte seda, kuidas need asjad toimivad. Et see ei ole suhtlemise eetiliselt hea ega edukas. Siis ära eksi tundmusse, et eesmärk pühitseb abinõu. See võib vahel tunduda niimoodi, et kui mul on hea eesmärk, siis ükskõik kuidas, aga ma jõuan sinna välja. Aga et ei ole niimoodi tegelikult alati. Et kui mul on hea eesmärk, siis ükskõik kuidas on võimalik sinna välja jõuda. Kui sa kaitsed mingid ettepanekud lähtudes oma isiklikust huvist või lojaalsusest mingisuguse organisatsiooni suhtes, näiteks kooli suhtes või midagi, siis ära seda varja, et sa seisad nende asjade eest. Et muidu on niimoodi, et need teised inimesed, nad ei saa seda adekvaatset motivatsiooni, miks pärast sa seisad nende asjade eest. Ja ära asu kaitsma midagi, millest sa ei ole veendunud. Et see on ka selle Oliveri siis niisugune suhtlemiseetiline juhtnöör. Nüüd, ma siin teeksin ühe väikse pausi ja ma küsiksin teie käest nüüd, et tulla kutse-eetika tasandile tagasi, et kus ja mis teie olete näinud oma erialal või siis oma koolis või oma elus professionaalses mõttes muusikuna just muusikas, mingisuguseid suhtlemise eetilisi probleeme. Et me võiksime, te ei pea ütlema lahendusi, aga te võite öelda probleeme, et me võime tegelikult nende asjade üle natukene arutada. Nii et ma annaks teile jälle 5 minutit, arutage, kas on kuskil teie muusiku elus on mingid suhtlemise eetilisi probleeme. No nagu mul oli siis, et sõimate nägu täis või, et äkki teil on mõni muu. Et toome välja ja mõtleme siis ka selle, et kas ja kuidas oleks saanud neid probleeme paremini lahendada. Nii et 5 minutit, laske käia. No nii,
ma nüüd praegu nende probleemide esile toomiseks ei annaks mikrofoni, sellepärast et võib-olla te kardate, et mine teaga, antakse kuskil koolijuhil ette või midagi, et mikrofon jääb andmata, aga ma hea meelega kuuleksin, kui on mõni niisugune probleem, mis tõepoolest on kuidagi tundunud teil muusikuna või muusikatee peal tundunud ees olevat ja see ei ole üldse muusikaline probleem, vaid see on just nimelt suhtlemise probleem või suhtlemiseetiline probleem. Name it. Ja palun. Võib-olla on see, et kui üks inimene saab sinust nii valesti aru, kui sa ei mõtle seda üldse nii, et mul on üks väga hea näide tuua sellega, et ma olin erialatunnis ja siis ma olin, see erialatund oli hommikul kell 8 ja me laulsime ja ma olin nii väsinud, et ma haigutasin ühe loo ajal. Aga õpetaja arvas, et see on temale isiklik solvav ja et mina umbes, et tema tunnis on igav ja umbes, et mina haigutan seal ja siis see oli kuidagi minu jaoks nii mõistmatu nagu möödarääkimine, et ma ainult haigutasin sellepärast, et ma eeldasin, et saab ise ka aru, et hommikul kell 8 oldakse väsinud, aga ta ei saanud sellest aru, et ta läks päris endast välja. Kuule selle vaate välja, nad on väga sarkastid selle koha pealt, aga ärme lähe isiklikuks selles mõttes, et kes need inimesed on, aga ma arvan, et see on väga hea näide, kuidas meil eesti keeles on hea lause tegelikult selle kohta, et meil on arusaamatus. Ehk siis tegelikult on see kommunikatsioonihäire, aga see kipub nagu minema konfliktiks, eks ole, et arusaamatus on nagu suhtepinge või ja mis haigutamisse puutub, siis ma ei ole küll selle ala spetsialist, nii et ma ei tohi sellel teemal rääkida, nagu siin oli, aga ma ütleks oma arvamuse, et haigutamine on reaktiivne, see seondub tegelikult hapniku verevarustusega, eks ole, ja seda ei saa inimene kontrollida, aga teine inimene võib võtta see täpselt samamoodi alateadlikult sõnumina vastu, et kummalgi ei ole teadvustatud tegevus, aga mõlemad teevad midagi, mis osutub lõpuks siis arusaamatuseks. Üks soovitus, mida antakse ka, on see, et kui tekivad pinged, et sa saad selle maha võtta sellega, et sa võtad mina positsioonis haavatava seisundi, et ma ütlen, et mulle tundub, et sa igavled. Ja siis sa jätad teisele inimesele võimaluse seda korrigeerida, öelda, et tegelikult ma ei igavle, aga ma olen väsinud. Ja see teine inimene võtab selle haavatava positsiooni, et mis siis saab, kui ma olen väsinud, kas me ei saagi tunnis olla või me lepime kokku, et katsume kuidagi toime tulla. Et kui ma ütlen, et sina igavled või et selles mõttes sa näitad mulle kohta kätte, nii tegelikult ma panen teisele inimesele mingi sildi külge, mis ta tegelikult võib-olla ei ole ära teeninud. Et selline suhtlemistaktika võiks olla, et ma võtan vastutuse enda peale, ütlen, et mulle tundub või ma ei tea, kellega iganes sa võid öelda, et kui sa niimoodi tegid, siis mina tundsin ennast kehvasti. Et probleem ei olegi, et tema tegi midagi või et kuidas tema mõtles seda, aga mina tundsin ennast kehvasti. Ja see inimene tunneb palju rohkem nagu hea meelt, et saab äkki järgmine kord lasta sul paremini tunda. Et võib-olla see oleks üks abi, mida kasutada. Kas keegi veel ta? Ja palun. Jah, ma ei oska, see on minu jaoks liiga raske teema ilmselt, aga ma ütleks niimoodi, et jälle minu kogemus, ma ei ole selle spetsialist, aga minu kogemus see, et mida rohkem me kellegagi aega veedame, seda rohkem me leiame ka neid ühisvälju. Ja ma ei tea, kas erilõpetajaga üldse on võimalik nende aega veeta koos, aga võib-olla küsida temalt midagi. Küsida temalt midagi, mida ta on omale ekspert, eks ole. Ja ma rääkisin teile et mul tütar õppis ka kunagi siin Eldaris viiulit ja niimoodi, aga siis kui Tallinnas me elasime, siis tal oli selline viiulõpetaja, kes armastas kogu filosofeerida. Ja siis mina pidin seal tunnis käima isana ja siis vahel Laura seisis lihtsalt viiul käes niimoodi ja meie kaheks arutasime 20 minutit lihtsalt elule. Aga kuna teemad olid nii huvitavad, siis
siis tegelikult see õpetaja ütles, et tulge mulle koju ka, ma näitan teil veel videosid ka siin Laura Petersonist ja ma ei tea kellest kõigest, eks ole. Ja korraga ta läks nii põlema, ta siiamaani helistab mulle aeg-ajalt, ütleb, sinuga on nii tore suhelda. Aga asi oli lihtsalt selles, et tekkisid nagu need ühised teemad sellest, et tekkisid mingid küsimused, millele tema tundis, et tal on rohkem nagu võimalus vastata või tema ekspertsus tuleb esile. Ja inimestele tegelikult see meeldib, kui me huvitume nendest ja kui me küsime nende käest midagi, et üks võimalus oleks see, lihtsalt püüda seda aega nii-öelda suurendada, mis on meie vahel. Palun, jah. Ühelt poolt on nagu super, kui selline õpetaja on, kes nii tundlik on, eks ole, ja niimoodi. Aga võib-olla sa võiksid talle rääkida, mis me täna rääkisime hamburgerist. Et sa võid öelda, et ma saan ainult saia. Et äkki ma saaks, aga ütle talle enne saia, ütle talle, et mul on väga meeldiv, et oled nii tundlik ja hea, eks ole. Aga siis ütle, et ma tunnen, et ma saan ainult nagu seda saia toitu, et äkki saaks iga kord kas või ühe ülesande, mida ma peaksin parendama järgmiseks korraks. Et kui ta ütleks ühe asja, et mis on see minu arengukoht järgmiseks tunniks, et äkki ta õpib ka seda lihatükki nagu sinna vahele panema rohkem. Aga palun. Mul on selline mõte veel, et tegelikult muusikutel on päris terav teema see, et kui keegi teeb mingit oma asja, siis kohati kõigile see ei meeldi ja siis tekivad sellised teravad diskussioonid, keegi nagu hakkab siis ütlema näiteks, et see ikka see muusika ei kõlba kusagile. Mäletate eelmise korra videod Amadeuse filmist, et sealt tuli välja nagu see kadeduse teema üles, et ma ei tea, kuna ma ei ole ise muusik, ma ei oska öelda, aga ma näen üldiselt elus, et sageli inimesed on lihtsalt kadedad, aga nad ei teadvusta, et see on kadedus. Nad tahavad teisi nagu maha tehes ise pääseda rohkem, eks ole, kui sa surud teisi alla, siis sa saad pikemaks. Et selle kaudu võib-olla tekib, aga võib-olla kõik muusikud ei ole üldse nii pahatahtlikud. Ma nagu lihtsalt üldiselt elus näen seda, et sageli on see mingisugune kadedusus, mis tekitab seda, aga mina vaatan ise elus, et kui sa oled ise suuremeelsem, kiidad teisi ja ütled, et nad tegelikult lahedat asju teevad ja siis inimesed ei saa sulle liiga kaua nagu vastu vahtimist panna. Et nad lõpuks tekib piinlik, on ju, et tema mõnd kiidab kogugi ja mina talle nagu niimoodi mõjun. Et võib-olla see oleks üks võimalus. Aga aitäh, te olete väga häid teemasid veel tulles ja mina ei ole ekspert, ma lihtsalt kommenteerisin ja kuna aeg on vähe, et siis võtke neid teemasid edasi ja arutage. Aga nüüd me läheksime teise nagu problemaatika juurde, see puudutab hoopis lähisuhteid. See puudutab nii-öelda iga inimese jaoks nagu hästi olulist küsimust ka, et kuidas mõtestada armastust, kuidas elada välja armastust, kuidas elada armastussuhetes. Ja see on tegelikult üks lemmikteemasid, nii et sellest ma võiks rääkida nagu terve seeria loenguid, aga katsun poole tunniga hakkama saada, sest aeg saab otsa muidu. Ja siin eelmine kord me rääkisime väärtuseetikast ja mäletate, oli üks väärtuseetik nimega Max Scheler. Ja Max Scheler ütleb, et inimene on algupäraselt ja viimselt armastusolend. Et see homo sapiens, mida me anname nagu inimeste kohta määratlusena, bioloogilises mõttes inimene homo sapiens, et ta on mõistusolend, ei ole tegelikult viimne määratlus inimese jaoks. Sest kui mul lapsed sündisid, eriti kui nad olid beebid veel vast sündinud, siis ma ei tuvastanud need mõistust. Ja kui me vanavanemad surevad, siis me ei näe ka alati enam, et nad on väga mõistlikud inimesed, eks ole. Aga me näeme seda, et nad kogevad ja vajavad armastust ja tegelikult tahavad jagada seda ka. Et see on inimese põhi-DNA, olla armastatud, olla armastav. Ja ma olen näinud ka seda,
et armastusega täidetud inimsuhted ja ka põlvkondade järjepidevus, mis on nagu armastuse lugu, et see teeb inimesi õnnelikuks, see annab inimesele sellise õnnelikkuse perspektiivi. Ja õnnelikkus ei ole mingi seisund nagu orgasm, et sa lihtsalt oled nagu selles seisundis, vaid õnnelikkus on, kuidas sa asju näed. Et kas sa näed suhetes seda, kas see emotsionaalne pangakonto on suurem, et kui sa vaatad seda inimest, see oksüdotsiin vaikselt produtseerib ennast, või sa näed asju teisiti ja see sõltub väga palju sellest, kuidas seda armastust välja elatakse ja kuidas seda väljendatakse. Nii et see on minu sügav veendumus ja sellest ma lähtuksin. Nüüd, kui me ütleme, et armastus on tähtis, siis muidugi küsimus, mis asi on armastus? Mul on üks ma ei julge öelda sõber, aga üks tuttav siin Tartus, ta on ilmalik surnumatja ja tema tahab aegalt vaielda, tuleb mu juurde, siis me istume ja räägime ja siis me lõpuks, mina ärritun ja tema ärritub ja meil läheb nagu väga keeruliseks, me lepime kokku, et me kokku ei lepi ja läheme laiali. Ja mis on see teema? Teema on see, et tema ütleb, et armastust ei ole üldse olemaski. Et armastus lihtsalt ei ole olemas, et see on inimeste kujutlus, on sotsiaalne konstruktsioon, see ei ole mitte midagi reaalset sellist. Et on lihtsalt mingisugused hormoonid kindlasti ja nii edasi, aga et tegelikult armastust kui sellist ei ole olemas. Ja siis teised panevad armastusele nagu väga suure kaalu, eks ole, et kõik on armastus ja noormees ütleb neiule, et ma armastan sind, neiu usub, et armastab, aga tegelikult noormees ütleb talle, et hoopis lähme voodisse, Et see, mismoodi noormees armastusest aru saab, see ei ole see, mismoodi neiu armastus aru saab. Ja et sellest paremini nagu aru saada, et seal on erinevad nagu nüansid, tasub lugeda Platonit. Platon on kirjutanud ühe niisuguse traktaadi, see on eesti keelde ka tõlgitud nagu pidusöök. Ja selles pidusöögis siis Sokrates, Platoni teosed on kõik niimoodi, et Sokrates istub lihtsalt oma õpilastega maha, hakkavad arutama ja siis mingisugune küsimus tõuseb üles ja kõik arutavad, kõik pakuvad lahendeid, aga Sokrates alati vastab nagu see, mis on õige lõpuks. Ja Sokrates oli Platoni õpetaja nimelt, eks. Aga siis seekord nad istuvad ja söövad ja siis Sokrates küsib, et miks kaks inimest tahavad üleüldse koos elada, terve elu tahavad koos elada, mis paneb need seda tahtma? Ja siis need õpilased hakkavad pakkuma vastuseid ja üks õpilastest muidugi pakub kohe välja, et see on eros, mis paneb neid koos elama. Ja kui seda sõna eros kreeka keeles tõlkida, siis see tähendabki armastust. Aga ta on spetsiifiline armastus. Ta on selline kirglik armastus. Ja Sokrates ütleb, et eros, sealt tuleb eesti keelde, eks ole, erootika ja erootiline kõik. Ja Sokrates ütleb, et eros ei pane inimesi tahtma koos elada. Eros on kaks probleemi. Eros on egoistlik ja eros on ajutine. Egoistlik selles mõttes, et minus on eros, teine inimene peab minu erost rahuldama, eks. Et see on minu keskne ainult. Ja teine, et eros läheb üle, õhtul on eros, hommikust ei ole erost enam. Et see ei pane inimesi tahtma koos elada. No siis keegi teine pakub välja, et see on storge ja samamoodi inimesed hakkavad siis, arutlevad ja seda saab tõlkida ka täpselt samamoodi, et see on armastus, storge on armastus. Aga seda on niisugust armsuse tunnet pigem, niisugust õrnuse tunnet, et kui tuleks üks väike kassipoeg siia sisse, eks ole, või väike tüdruk ilusa kleidikesega ja et siis tuleb selline armsuse tunne, et otsiks kommi või midagi annaks talle. Et see on nii-öelda armsuse tunne. Aga Sokrates ütleb, et see ka ei hoia inimesi koos, sellepärast, et ta ei ole võib-olla egoistlik, see armsuse tunne, aga ta on ajutine. Kui see kassipoeg jääks 3:30 siia, eks ole, või see tüdruk jääb siia, me peame ära minema, uksed kinni panema, siis mõtled, kuule, mine vaata, kus su ema on. Et sellega nagu see armsuse tunne lõpeb. Nüüd, Sokrates Platoni sõnul siis pakub välja lõpuks oma lahend ja ütleb, et see, mis inimesi koos hoiab, on filos. Ja seda siis saab ka tõlkida armastus igal juhul, aga ta on selline eriline armastus, ta on valitud sõprade vaheline armastus. Täpselt seda tahta lugeda, siis lugege Aristotelese Nikomachose eetika, seal on tal 3 peatükki sel teemal. Aga et see valitud sõprade armastus nagu, ütleme siis, filosoofia tarkus. Filosofos kreeka keeles tähendab tarkus armastaja on ju. Et filosoof armastab tarkust, ja tarkus armastab filosoofi. Ja siis nad on õnnelikud kahekesi. Aga see niimoodi platooniline armastus, see Platoni õnnetu armastus on see, et filosoof küll tarkust armastab, aga tarkus filosoofi ei armasta. Ja siis filosoof ei ole tark, on ju, filosoof ei saa kunagi targaks ja nad on õnnetu selle juures. Ja Platon usub seda, et see hoiab inimesi koos. Eros tuleb ja läheb, storge tuleb ja läheb, vahel rohkem, vahel vähem, kuidas on,
aga et see valik jääb. Ja ausalt öeldes mina olen täiesti hämmingus, et Platon usub midagi niisugust. Et kui kaks inimest ütlevad, ma armastan siis, nad valivad ennast kogu eluks, nad on valmis niimoodi elama, et see on minu jaoks nagu, mina võtan mütsi maha tegelikult Platonis, et ta usub, et see on võimalik, sest ma näen tänases elus, et ei ole niimoodi. Inimesed ütlevad, kuule, et ma kunagi võib-olla armastasin, aga ma kahtlen isegi selles, kas ma kunagi sind armastasin, on ju. Ja lõpetavad selle valiku ära, et kas on veel lahendeid. Nüüd, kui me vaatame esimese sajandisse, Paulus Uuest Testamendist, tema ütleb, et armastuse mõiste on üldse hoopis agape kaudu. Ja miks, ma ei tea, aga Platon ei kasuta seda mõistet, kui ta arutleb selle üle. Aga agape on see mõiste, mille võtab Paulus täiesti keskseks armastuse käsitluses. Ja ta ütleb, et armastus on siis enese andmine teisele. Näiteks kui vanasti seal Kreeka mütoloogias ka räägitakse, keegi suri oma linna eest või võitles ja lahingus suri, hukkus, et see öeldi, et ta armastas oma kodumaad või linna ja kasuta sõna agape. Ja Piibel ütleb näiteks, et kui Kristus, eks ole, läheb surma inimese eest, läheb ristile, et siis Jumal armastas niimoodi inimest agape. Et see on selline ennastandev armastus. Aga nüüd on huvitav, et kui Paulus räägib mehe naise vahelisest suhetest, siis ta ütleb ka, et mehed armastage oma naisi ja kasutab sõna agape. Kui Paulus räägib seksist, siis ta kasutab sõna agape. Ja kui ma seda vaatan ja analüüsima hakkan, siis mulle tundub, et seal on tegelikult terve suur mikrokosmos sellest, mis võib juhtuda inimeste vahelistes suhetes, kui inimesed ei hakka mitte võtma armastust, ei ole orienteeritud saamisele, vaid on orienteeritud andmisele, kinkimisele. Isegi kui nad lähevad voodisse, et nad mõtlevad, et mitte, et mis ma saan sealt kätte, vaid mida ma võiksin kinkida seal. Ja vaadake, armastusega niimoodi, et see hakkab siis toimuma nii-öelda sünergiliselt, et mõlemad kingivad teineteisele ja see armastus ei lõppe ära. Paulus lõpetabki oma armastuse peatükk sellega, et armastus ei lõppe ära, ei kao ära, ei lõppe. Nüüd, mida me näeme tavaliselt suhetes, on see, et sõltuvalt sellest, mida inimesed armastuseks peavad, sõltuvalt sellest me saame ka suhte. Et kui on eros, nagu see, et ma mõtlen, armastus on eros, siis me saame erootilise suhte. No see kestab ühe õhtu ilmselt või mõnda aega. Kui me paneme natuke õrnust juurde, siis me saame sellise romantilise suhte. Et natuke ilusad muusikat, natuke õdusat valgust, natukene sellist armsuse tunnet ja saad ka tegelikult midagi toredat, aga see ei pruugi püsida. Aga kui me lisame selle fiilose siia, et valik, sõlmid abieluleping, on ju, et siis me ütleme, et me oleme suhtes ja kogu elu. Et siis me saame tegelikult sellise püsiva suhte, millesse Platon ütleb, et see ongi, mis hoiab inimesi koos. Aga ma ütleks, et võib-olla see ei ole see kõige, mida me tegelikult inimesteni igatseme. Äkki see on see, et ma tahaksin, et ma saaksin ennast anda kellelegi täielikult ja keegi saaks ennast mulle anda, et me kuulume täielikult kokku ja see läheb nagu selle agape kaudu. Nüüd, nii kui on asi lihtne, ütleme, et okei, hakkame niimoodi peale. Aga psühholoogid toovad ühe keerulise momendi siia juurde, et inimene on, sõltuvalt sellest, kas ta on mees või naine, on erineva armastuse algega. Ja siin ma kasutan ühte niisugust autorit nagu Rick Townsend. Tema on professionaalne perekonnaterapeut ja tema ütleb seda. Mehe armastusalge on eros. Kui mees on aus, siis ta ütleb, mida ta ootab teilt, naiselt on seksi. Ta on alati esimesel kohal. Isegi suured uuringud, Gallupi uuringud ei tehtud selle kohta ja see statistiliselt tuleb alati esile. See tähendab, et iga üksik mees on alati ainult orienteeritud esmalt seksile. Aga sa saad Gallupi uuringus saad selle, et see on esimene asi, mida oodatakse. Kui me vaatame, mida naine ootab, mina ei tea muidugi, aga naised väidavad seda. Nad ootavad valitud sõprust ja arnust, storget ja fiilost. Vaadake, mis meestele tehakse. Meestel tehakse pornofilme, on ju. Mis naistel tehakse? Seebiooperid. Ja millised on seebiooperid mehed? Nad on täpselt sellised, sellepärast, et naised tahavad seda näha. Nad on alati oma valikule kindlad, nad käivad alati selle mehe või selle naise ümber, ütlevad, et kui sina nii ütlesid, kuidas mina siis tundsin ja niimoodi, jagavad kõiki oma elu seikasid. Ja see käib lihtsalt selle peale, et see seebiooper on toodetud naissoole nii-öelda. Ja mis siis juhtub, on see, et mees vaatab pornofilmi ja ütleb, et kuule, sa oled täiesti jääkülm, on ju.
naine vaatab Seebi ooperit, ütleb, sa üldse ei mõista, vaata see Erik seal Bold and Beautiful, kui ilus tema on või kuidas tema mõistab mind. Ja ei toimu tegelikult nagu sellist reaalset kokkupuutepunkti. Nüüd Townsend ütleb, et see on meie antus. Ja muidugi äkki nüüd homoideoloogidel on õigus, et las mehed elavadki meestega siis. Ja las naised elavad naistega, siis on kõik õnnelikud, on ju. Naised muudku räägivad omavahel on õnnelikud ja mehed muudku madistavad selle. Aga äkki on teine iva. Äkki me peame teineteist täiendama kuidagi. Äkki me peame kinkima teisele midagi, mida teisel ei ole. Ja kui see on nii, siis Townsend ütlebki, et siis oleks võimalik joonistada kaks kolmnurka inimesest. Üks on mehe selline kolmnurk ja mehel on see Eerose tiib on hästi suur. Ja seda kaapet on tal üsna vähe ja fiilostest torget on ka tal vähem, eks ole. Ja naisel on teistsugune see, et siin on siis fiilosest torge, siin on agaape ja siin on Eeros. Et kuidas me saame üldse kokku sobida? Ja see on äkki võimalik ainult siis, kui ma hakkan andma teisele, mida tema igatseb. Et siis hakkab kasvama ka see tiib mõnus. Samamoodi mees siis. Ma toon teile ühe isikliku näite, vabandus selle pärast, aga et see on minu kogemus, mälupildina täna jätkuvalt siin. Et kui me abielusime naisega, et ma olen 25 aastat õnnelikus abielus olnud, kõik väga tore. Kui me abielusime, siis ma mõtlesin, et väga lahe, iga õhtu võib seksida. Täiesti lahe, et see täpselt tüüpiline mees. Ja siis ma mäletan ühte õhtut, kui see minu armas naine ütleb, et ma olen nii väsinud, las ma jään magama. Mis te arvate, mis ma tundsin siis? Tundsin seda, et sa ei armasta mind. Ma olin muidugi nii tark, väga hea, et ma ei öelnud talle seda, et sa ei armasta mind. Aga teil ma tundsin, see oli minu tunne, see oli minu emotsioon. Kui sa ei seksi, siis sa ei armasta. No õnneks ma ütlesin talle, et kui sa oled väsinud, et jää magama, siis ta jäi niimoodi, jäi kohe magama. Ja mina hoian tal veel kätt ümber ja vaatan, ta lihtsalt magab niimoodi. Ja ma olen pahur, ma mõtlen, et miks sa oled selline edasi. Ja siis ma lihtsalt vaatan teda ja korraga hakkan mõtlema, et mida tegelikult ta vajab. Ta vajabki seda, et ta võib olla minu kõrval just see, kes ta on. Et ta ei pea mulle mitte midagi tõestama. Ja et ma armastan tal just niisugusena, nagu ta olen, nagu ta on. Ja siis ma vaatan seda ja ma saan aru, et niisugune peabki tegelikult armastussuhe olema. Ma ei armasta mitte seksi temaga, ma armastan teda inimesena. Ja sellel õhtul ma sain aru, mida tähendab kasvada siis selles agaapes, et kinkida talle seda, mida tema tegelikult tõeliselt vajab. Ja tulemus on see, et tema on kasvanud ka sellest, mida mulle kinkida. Neid õhtuid on väga palju olnud, kus ta mulle on kinkinud, eks ole. Aga see suhe läheb nagu sünergiliselt tööle ja see enam ei ole niisugune, et sina mulle, mina sulle, vaid see hakkab töötama nagu teistmoodi. Nüüd üks asi, mis on meie suhteid täielikult muutnud ja paremaks, on raamat, mida ma soovit, kui te üldse ühtegi raamatut siit kursuselt võtke ja lugege, siis on see raamat. Selle autoriks on Gary Chapman, siin ei ole hästi kullaga, on kirjutatud siia, et armastuse 5 keelt. Kas keegi on lugenud seda raamatut? Tõstke käsi, kes on lugenud seda raamatut? Üks on lugenud. Okay. Küsige tema käest seda raamatut. Poes, ma ei tea, kas seda on, see oli vahepeal Apollos oli bestsellerina seal kuskil väljas, et see on üks parimaid raamatuid. Gary Chapman on ka perekonnaterapeut ja näete, kirjutab veel raamatuid, ütleb, et abielu, mida sa alati oled igatsenud. Eks ole? Ja tema ütleb, et inimesed väljendavad armastust 5 keelel. Me kõik oskame tegelikult kõiki neid keeli. Mis need 5 keelt on? Ma olen valmis inimestele tegema sellised teenivaid heategusid, pesed kellegi nõud ära või ma ei tea, teed midagi niisugust, mis teenib teda, eks ole. Siis me oskame öelda inimestele ilusaid asju, hamburgerit oskame öelda, kingitusi, kui me kedagi armastame, tahame teha jõuluks või sünnipäevaks kinki või midagi, siis me tahame, et meil oleks kvaliteet aega koos, et meil on selline tore aeg ja siis füüsiline puudutus, kallistus, eks ole, kuni seksini välja. Need on 5 keelt, kuidas me armastust väljendame. Ja nüüd tema oma kogemusega, terapeudi kogemus ütleb, et üks nendest 5 keelest on sinu emakeel. Ja probleem, mida ta ütleb, on see, et tavaliselt inimesed ei tea, et neil on armastuse emakeel. Ja nad räägivad üksteisest mööda.
Üks räägib ja люблю тебя ja teine ütleb, et ja love you ja tegelikult nad kunagi nagu ei saa kokku, nad kunagi ei saa teineteisest aru. No ma toon oma näite jälle, et kui ma abiellusin, mul oli üks mure ka. Mure oli see, et kas mu naine hakkab mu sokke pesema või ei hakka. Sest et ema pesi alati mul sokid ära, mu pesu ka. Aga ma olin siin Tartu tudeng ja siis ema-isa elasid Viljandis ja siis ma pidin minema selle kotiga alati reedel, eks ole, Viljandisse, andma tal emal üle ja siis esmaspäeva hommikul hakkasin tulema, siis ema andis koti mulle puhta pesuga ja sain siia Tartusse. Ja siis mõtlesin, et kui ma nüüd abielus on, mul ei sobi enam Viljandisse pesu viia. Aga ma oma sokke polnud kunagi pesnud. Ja siis ma mõtlesin, et mis nüüd saab, et kas mu naine hakkab seda tegema, ma julgelt küsida ka, et ta mõtleb, et ma ei abiellu temaga äkki, kui sokki ei pese. Ja siis mõtlesin, et ma olen smart, et ma jätsin oma mustad sokid lihtsalt vannituppa niimoodi kraanikausi äärele. Ja mõtlesin ise, et kui ta küsib, mis need sokid siin vedelevad, siis ma ütlen, ma mõtlesin, ma pesen pärast ära. Aga kui ta ära need peseb, siis on väga hästi. Ja siis vaatasin, et sokid kadusidki ära. No ei tea, ei julge veel midagi öelda, aga et jäin ootele, eks ole. Ja siis paari päeva pärast sokid ilmusid puhtana pesukappi. Mõtlesin, tänu jumalale. Hakkas pesema. Siis ma vaatasin, tuli nädal lõpp, meil polnud seda isegi vaesed tudengid, eks meil polnud isegi seda tolmuimejat ega midagi ja siis vaatan, tema võtab harja ja paneb märja lappi ja hakkab seal põrandat pesema ja kõik ja siis ta tuleb hommikul, ütleb, et mehekene, et kas sa tuled kohvi jooma kööki või ma toon sulle voodisse? Ma ütlesin, halleluuja, väga super, kõik töötab nagu hästi. Ja nii me elasime umbes niimoodi 10-12 aastat. Aegalt ta küsis, et mehekene, kas sa kodus ei taha midagi teha? Ma ütlesin, sa teed ju nii hästi kõike. Ja niimoodi me elasime. Ja siis, kui ma lugesin seda raamatut, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, milline on minu armastuse keel. Aga siis ma avastasin, et minu armastuse keel on, seal muide testid ka seal raamatu lõpus, et testid, meestel ja naistel natuke erinevad, aga põhimõtteliselt testid, mis su armastuse keel on. Ja mina sain teada, et minu armastuse keel on kvaliteetaeg. Et kui ma tahan midagi, naisel oma armastus välja, siis ma ütlen, et kuule, lähme kuhugi või teeme midagi põnevat. Siis ma hakkasin mõtlema, huvitav, mis tema armastuse keel on. Ja ma hakkasin mõtlema, et äkki on teenivad teod. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, millal mina viimati talle ütlesin, et ma armastan sind tema keeles. Ja ma sain aru, et ma pole seda vist kunagi teinud. Ja see oli selline nagu mõttekoht mul, et kas ma olen kunagi talle öelnud, et ma armastan sind tema keeles. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen talle haiget teinud tegelikult, sellepärast, et kui ma tulen kuskilt töölt või kuskilt pikalt reisilt või midagi, siis ta on pesnud mul pesu ära muidugi kõik, eks ole. Ta paneb mulle voodi peal niimoodi sokid ühte hunnikusse, pesu teise hunnikusse, särgid kolmandasse hunnikusse. Ja ma mäletan korduvalt, kui ma küsin, kuule, aga miks sa neid kappi ära ei pane, miks sa jätad siia voodi peal niimoodi? Ja nüüd ma sain korraga aru, et ta on tegelikult jätnud mulle sõnumeid sinna. Et ma armastan sind, vahepeal, kui sa olid ära, ma armastasin sind. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kuidas me tülis oleme. Kui tülis oleks on nagu sõjas, eks ole, et sa vallutad territooriume. Mina vallutasin ainult elutoa ära, sellepärast, et seal olid ajalehed ja mugavad istmed ja telekas ja kõik sellised asjad. Tema tõmbus tagalasse kööki, eks. Ja mõtlesin, et ole seal siis köögis. Aga siis ta hakkas pottide pannidega kõlistama seal ja lõpuks tunnen sealt head lõhna tuleb ja siis ta tuleb, et tule sööma. Ja nüüd ma hakkasin mõtlema, et kuule, ta teeb tegelikult süüa minu jaoks seal. Ta ei ütle mulle, aga tegelikult ta ütleb sellega, et ma armastan sind. Ma ikkagi armastan sind, vaatame sellele, mis on. Ja siis ma mõtlesin, et ma peaks ka proovima ikka tegelikult seda, et võtsin tolmuime välja. Ma arvan, me olime elanud aastaid abielus. Kui ma esimest korda võtsin tolmuime, võtsin tolmu ära. Ja ma vaatasin, ta läks nagu klõps õnnelikuks niimoodi, nagu vajutan mingisugust klahvid, et täiesti teistsuguseks inimeseks. Esimest korda mu mees ütleb mulle, ma armastan sind. Ja miks ma sellest räägin, on see, et sa võid elada teisest inimesest mööda ainult sellepärast, et sa ei tea, milline on tema armastuse keel. Ja nüüd Gary Chapman on kirjutanud mitte ainult mehe-naise vahelisest suhtest, ta on kirjutanud, kuidas last paremini mõista, kuidas õpetaja võiks paremini mõista oma õpilasi, kuidas võiks paremini nii-öelda suhelda, nii edasi. Mis iganes. Ja et see armastuse keel on võti tegelikult teise inimese juurde. Ja nüüd on niimoodi, et mina olen aru saanud, et isegi siis, kui meil ei ole aega, meil on
pinged või midagi, et laeb selle emotsionaalse pangakonto tegelikult täis see, kui ma räägin tema keeles, kui ma räägin tema armastuse keeles. Siis ta tunneb, siis ta kogeb, siis saab aru, et ma armastan teda. Kui ma üritan talle öelda, et kuule, lähme kuhugi, teeme midagi põnevat, ta ütleb mulle, aga hakkame parem koristama koos, on ju. Et siis see, mida tema vajab, on see, et ta näeb, et mina ka hoolin, mina ka teenin teda. Ja kui ma teen seda, siis see töötab. Kuidas tundub? On see tõepärane, kui te mõtled iseenda peale või teiste inimeste peale? Eks ole? Gary Chapman ütlebki, et ta ei ole teinud mingit teadusuuringut selle põhjal, aga ta teab seda oma nii-öelda praksisest, et see niimoodi on lihtsalt, need 5 keelest 1 on sinu, või 2 vähemalt, nagu hiljemalt või rohkem, on nagu see, mis tulevad rohkem esile. Ja nüüd võti suhtlemises on see, et sa tabad ära tema keele ja räägid tema keeles. Et lülitud sellele keelele. Ja eriti pingeolukorras, eriti stressiolukorras. Ja peres on 5 last, siis võivad olla kõik 5 last erineva keelega. Üks tahab süles olla kogu, ta tahab füüsis puudutus saada, teine tahab kogu ema aidata, on ju niimoodi, aga et sa pead tabama ära, mis on see keel. Nii. Hakkamegi lõpetama vist varsti. Kui teil on küsimusi veel, siis selleks ma jätan ka mõni hetk aega, aga nüüd, ma teaks, te olete näinud seda filmi Solaris, Andrei Tarkovski film, aga väga, väga sügava tähendusega film Strugatskite romaani järgi. Ja selles romaanis on nagu siis selline lugu ja selles filmis on see siis maalitud välja, et kuidas kosmoses kuskil on üks niisugune energiaallikas, millega seoses käivad kaasas ka väga kummalised nähtused ja siis on saadetud mingid inimesena kosmos seda energiaallikut uurima. Selle energiaallika peal elab tegelikult terve kogukond. Aga selle energiaallikaga käivad kaasas ka nagu sellised kummalised asjad, et ilmuvad mingisugused olendid ja vahel on niisugused ebardliku välimusega ja nad tulevad kogu tagasi, et kui sa nad ka ära tapad või lõhki lõigud, siis tuleb täpselt samasugune tagasi jälle. Ja nüüd siis saadetakse sinna üks psühholoog uurima, sellepärast, et seal on mingid enesetapud ja väga keerulised suhted ja siis see psühholoog läheb sinna, tema juurde hakkab tulema mitte mingi värdjas või selline kummaline olend, vaid tema juurde tuleb tema kunagi hukkunud naine. Ja esialgu tõukab teda ära, paneb ta mingisuguse kosmoselaeva, saadab ta minema ja siis järgmisel hetkel tuleb ta jälle tagasi. Ja siis ta saab aru, et see on lõpuks tegelikult tema südametunnistus. Et see ei ole mitte mingisugune füüsiline olend, vaid see on nii-öelda tema südametunnistus, kes tuleb talle, kehastub sinna tema kõrvale. Ja kui selle naisega oli keeruline suhe, et siis tegelikult see naine tuleb ikka jälle tema ellu tagasi, kogu aeg tuleb tagasi. Ja siis ta hakkab kõiki neid asju nagu uuesti läbi mõtlema oma elus ja ta saab aru, et tema elus on tegelikult tõeline jama on see, et tal on hoopis oma isaga suhted sassis ja kui ta sealt ülevalt tagasi tuleb maa peale, siis ta läheb oma isa juurde, pole aastaid näinud. Ja isa astub siis sealt uksest välja ja näeb, et ta poeg tulebki ja siis ta vajub nagu sinna põlvili oma isa ette, isa paneb oma käed tema peale ja siis kaamera liigub ära, nagu Tarkovski filmid on. Ja seal sa näed tegelikult järgmist stseeni, mis on hästi tuntud Rembrandti maal kadunud poja tagasitulekust. Korraga nagu see pilt, et see kadunud poeg on tulnud tagasi oma isa juurde ja on leidnud selle isa suhte või selle tõelise, mida ta on otsinud. Ja siis selle kadunud poja looga on selline, Jeesus kunagi jutustas selle, eks ole, ja Jeesus rääkis selle nii-öelda kujundloona ka inimese tulekust Jumala juurde, ütleb, et inimene on kaotanud oma sideme tegelikult sellise oma loojaga ja selle looja sideme kaotamisega inimene otsib iseennast, tema südametunnistus tuleb ta kogu ellu tagasi ja ta ei tea tegelikult, mis tal on vaja. Aga Jeesus ütleb, et kui see poeg tuleb siis tagasi, ta on kaltsakas, ta on kõik oma raisanud ära, kogu oma vara, üks pastel on tal jalas, teist tal ei ole, kui seda pilti vaadata, siin on selle raamatu kaanel on nagu see tervikpilt. Aga et siis üks mees, mis ta nimi oli, Henry Nouwen on kirjutanud raamatu Kadunud poja tagasitulek ja ta kirjutas seda Ermitaažis, vaatas seda Rembrandti maali, kirjutas lihtsalt seda raamatut, seda Rembrandti maali ees, tunde. Ja siis ta ütleb,
et ta avastas midagi seal maalil, mida keegi teine ei olnud märganud, kunstikriitikud ei olnud märganud. Ja ta avastas, et kui see isa on pannud oma käed selle poja õlgadele, et siis üks käsi on niisugune tugev, suurem mehe käsi ja teine käsi on niisugune õrn nagu naise käsi. Et see isa on erinev, kui te võtte internetist lahti ja võtta selle fragmendi, näete nagu paremini seda, aga et see, mida Rembrandt tahtis öelda sellega, on see, et suhete juures, et üldse tagasitulek oleks võimalik, ei saa olla ainult nagu õiglus, sest see poeg võttis kõik oma isa varapäranduse nii-öelda, raiskas selle ära ja ebaõiglane oleks olnud minna tagasi isa juurde. Aga selle suhete juures on vajalik tegelikult selline pehme, andestav, halastav, armastav pool, mida siis Jeesus nägi, eks ole, Jumalas, et Jumalas on see olemas alati, Jumalus võid alati tulla, sa tead, et ta ootab sind. Aga et Jeesus räägib seda, et see on tegelikult inimsuhetes ka ülimalt tähtis, et on mitte ainult nagu selline tugev õigluse pool, vaid ka selline alastuse, armastuse ja armu pool. Ja ma olen hakanud mõtlema ise isana, pojana, mehena ka Eesti ühiskonnas, et kui oleks meis meestes nagu rohkem seda pehmet poolt, seda poolt, mida ma ootasin võib-olla oma erialaõpetajalt, et äkki oleks maailm teistsugune. Aga mitte ainult meestes, ma arvan, et ei ole ainult meeste probleem, et see on tegelikult meie kõigi inimlikkuse probleem. Ja oleks seda oksüdotsiini rohkem, oleks tegelikult õnnelikke suhteid ja et Paulus ütlebki, Paulus räägib agapest, ütleb, et taotlega agapet, see kreekakeelne sõna dioket ja agape, see on nii intensiivne, see on umbes nii, et aja taga seda, jookse järgi, püüa kätte saada ja mitte erost, eks ole, ära aja taga erost, ära aja taga storget, ära aja taga fiilost nii palju kui agapet, et sa võid kellelegi midagi anda, mida tõeliselt südames vajab ja mis tema elu muudab, olgu see inimsuhetes, paarisuhetes, laste vanemate vahelises suhetes või loo ja loodu suhtes. Viimane slaid. Üks Hollandi filosoof ja tegelikult ka nõustaja, Heinrich Gardner, käis ka 90. aastal käis siin Tartus loengut pidamas, aga tema kirjutanud raamatuid nendest sellist tervendamatest suhetest. Ja ta ütleb ühes oma raamatus niimoodi, et inimesed, kes ei koge seda niisugust andvat armastust ja avatust ja suhete toimimist, nad elavad nagu kõrbes. Ja kõrbes on palju liiva, palju kuumust, aga inimesed surevad sinna janusse ja hukkuvad. Ja siis ta kasutab ühte kujund, ütleb, et Sahara kõrb on niisugune, kus on läbi aastasajandite inimesed surnud janusse. Tegelikult ainult mõned meetrid allpool liiva on vett tohutult palju. Ainult võta. Probleem on selles, et seda ei saa kätte kuidagi. Siin on see nii-öelda geograafiline selgitus selle, kuidas see vesi seal kõrbe all on. Aga seal on selline kivikiht ja selle kivikihi all on siis vesi ja sealt niiskuse seaduse järgi ta ei tule üles. Kõik vesi, mis tuleb, sajab, imetakse sinna alla, pragudest läbi ja seal on vett küllaga, aga kõrb on peal. Ja siis ta ütleb, et nüüd tänu sellele, et tehnoloogia nii palju arenenud tänaseks, on sellised puurid, millega on võimalik nendest kividest nagu läbi puurida. Ja kus on see puur nagu suutnud sellest kivist läbi minna, sinna tekivad oaasid. Sinna tekib elu. Ja siis ta kasutab seda lugu kujundina ja ta ütleb, et niimoodi on inimsuhetes. Et sageli meie ka nagu, me imame kõik endasse, mis vähegi on meile hea ja vajalik, et me kisume nagu seda endasse ja hoiame seda, et meil on endalgi vähe, eks ole, tähelepanu, ma ei tea, hoolitsust, kõike seda armastust. Aga et kui me julgeksime oma selle maski, kivimaski taha nii-öelda puurida, et võtta selle maski eest ära, et siis selle inimese ümber, kes on avaline, kes on armastav, kes on hooliv, kes elab sellistes suhetes, mida ma olen täna rääkinud, selle inimeste ümber tekivad oaasid. Ja nende inimeste juurde tegelikult minnakse. Ja nende inimestega tuntakse ennast õnnelikuna. Et kui sa mõtled oma erialaõpetajale või sa mõtled oma üldse koolikogemusele, millised on need õpetajad, kes on kujundanud sinu elulugu?
mina julgen öelda, et mina õpetan täna eetikat tänu sellele, et mul oli selline õppejõud, kelle ümber tuli oas, kes oli hooliv, kes tegelikult väärtustas mind, tõstis mind esile ja ütles, et sa võid midagi saavutada selles vallas. Ja kui ma hakkasin võtma tagasi kogu oma elulugu, siis ma sain aru, et minu elus on selliseid oaasi inimesi olnud nii palju, kes on aidanud mul tegelikult kellekski saada ja kuskil olla. Minu küsimus täna või väljakutse sulle endale ka on see, et äkki me ise võiksime saada kellelegi oasiks. Äkki meie ümber võiks tekkida oas. Maailm muutub paremaks just seal, kus meie oleme. Ja kui me seda suudame, siis ma arvan, me oleme väga palju suutnud. See on kõik. Aitäh teile. Ilusat päeva jätku. Kui on küsimusi või midagi, siis ma olen siin, nii et võime rääkida, aga muidu nägemist.